Kuigi statistiliselt toimub enim liiklusõnnetusi Eestis sügis-talvisel perioodil, ehk ajal, mil ilmastikust tingitud teeolud halvenevad märgatavalt, siis suvel on peamisteks liiklusõnnetuse põhjustajateks kas alkoholi liigtarvitamine või siis liigne uljus. Näiteks eile õhtul veidi enne kella 7 juhtus raske liiklusõnnetus Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee 115. kilomeetril Kalme külas, mis asub Põltsamaa ja Adavere vahel. Esialgsetel andmetel pidurdas Toyota juht oma sõnul tehnilise rikke tõttu, mis pärast sõitis tema taga liikunud Škoda juht kokkupõrke vältimiseks vastassuunda, kuid põrkas sel kokku vastu tulnud Volvoga. Mõlemas sõidukis nii Škodas kui Volvost läks kaasreisija haiglasse kontrolli, aga mida tahan jälle südamele panna, on kiirus ja pikivahe. Et need on kaks asja, mis liikluses muret võib-olla valmistavad. Et hoiame silmad tee peal ja siis lähebki kõik hästi. Ees on ootamas aga pikk jaani nädalavahetus. Seega, kuidas politsei selleks eestlaste pühamaks pühaks siis valmistub? Politsei valmistub täiesti tavapäraselt, nii nagu iga aasta me seda teinud oleme. Vaatame oma prognoose ja kuna see aasta on selline pikk nädalavahetus jaanidega koos, et paneme veidi rõhku rohkem liiklusele ja ressurss on valmis. Kuigi jaanilaupäev on alles ülehomme, tõdeb politsei, et joobesjuhtide arv on jaanidega läheneval ajal kasvanud, kuid nii on see igal aastal. Ka siinkohal tahakski südamele inimestele panna, et alkohol ja sõiduki juhtimine, mis tahes sõiduki juhtimine, olgu siis mootorsõiduk või kergliikur, ei lähe sugugi kokku. Kaasnevad seal väga suured ohud ja tore oleks, kui kõik ikkagi turvaliselt oma sihtkohta jõuaks. Tänavustele jaanidele läheb politsei vastu otsekohese sõnumiga surmavaba päev. Ometigi vaatamata teadmisele, et alkohol ja autorool ei käi kokku ning kõikidest politseipoolsetest ponnistustest hoolimata armastavad inimesed ikka joobespäi rooli tikkuda ja enim kohtabki seda teguviisi just jaanide paiku. Miks? Eks alkohol muudab nii mõnegi inimese teistsuguseks kui kaine peaga, et jään ma siinkohal vastuse võlgu, miks inimesed seda harrastavad, aga loodame, et lõpuks kannab meie töö ka vilja. Ja viimaseks soovitab politsei kõigile koos peole minejatele tulla peolt ka koos tagasi. Ärge jätke oma sõpra kuhugi üksi ja hoidke üksteisel silma peal. Kui märkate midagi, mis politsei sekkumist vajaks, siis andke sellest märku, kui ise sekkuda ei saa. Ja meie oleme valmis jaanideks ja loodame kõigile turvalist jaaniaega ja loodame ka ilusat ilma.